Muideks, ma ei tea, kas sa tead, Samuel, aga meie Koit pani oma pojale nimeks sinu järgi ilmselt Samuel. Pärast võite tutvust teha. Ega ma ei tea, kas ta tegi tegelikult nii, aga noh. Ja siis Matteus, Elbrecht ja Tõnis Teras. Ääretult hea meel on, et sina oled siia tulnud. Laseme ennast täna kõnetada läbi Jumala sõna ja läbi muusika. Ja hea sõber, sina, kes sa jälgid meid ülekande teel internetist, ka sinule soovime õnnistatud osaduse aega ja koos olemist koos meiega. Evangelist Johannes on kirja pannud Jeesuse sõnad, 14. peatükk ja 1. salmist loen. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile asemeid valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa eneste juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me siis võime teada teed? Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Möödunud sajandi inimeseks nimetatud Albert Einstein kuulu järgi tuli kord Princetownist rongi peale. Konduktor, kes mööda vahekäiku liikus, mulgustas reisijate pileteid. Kui ta jõudis Einsteini juurde, hakkas viimane oma 6 taskust piletit otsima, kuid ei suutnud leida. Nii kui otsis ka muud taskud läbi. Piletit ei olnud. Ta ei leidnud seda ka oma kohvrist. Ta ei leidnud seda ka põrandalt. Konduktor ütles, doktor Einstein, ma tean, kes te olete. Me kõik teame, kes te olete. Ma olen kindel, et te ostsite pileti. Ärge selle pärast muretsege. Einstein noogutas tunnustavalt. Konduktor jätkas oma tööd, kuni jõudis vahekäigu lõpuni. Kui ta oli valmis järgmisesse vagunisse minema, pööras ta end korraks ringi ja nägi suurt füüsikut põlvili maas, otsimas piletit istme alt. Konduktor läks kiiresti tagasi ja ütles, doktor Einstein, ärge muretsege. Ma tean, et te ostsite pileti. Ma tunnen teid. Einstein vaatas konduktorile otsa ja ütles, noor mees, ka mina tean, kes ma olen, kuid ma ei tea, kuhu ma pidin minema. Hea sõber, kui sa ei tea, kuhu sa pead minema, siis tõuseme ja palvetame. Jeesus on tee, tõde ja elu. Ja ma usun, et tänase jumalateenistuse käigus sa leiad selle tee ja leiad ka selle oma pileti. Isa taevas, me täname sind, et me tohime olla sinu kojas pühapäeva hommikul ja tänada sind, et sa oled tee, tõde ja elu. Issand, ja me tahame täna mööda seda teed minna. Sa oled öelnud oma sõnas, et sa oled läinud meile aset valmistama. Isa, me täname sind. Meil on see sihtkoht teada. Sa oled läinud meile aset valmistama. Isa, me tahame õnnistada täna 11, kes me siin oleme, baptisti kirikus, aga ka neid, kes vaatavad meid arvutiekraanidelt, telefoniekraanidelt. Isa, me täname sind, et sa sirutud meie kõigini täna. Meie kodudes. Isa, ma tänan, et sa sirutud nendeni, kes on täna haiged. Ja isa, selle tõttu meie
keskel olla. Isa, ma tänan, et sa sirutud nendeni, kes on juba eakad. Isa, ma tänan, et sa sirutud nendele, kes on võib-olla oma tööpostil ja ei saa tulla täna kogudusse. Isa, ma tänan, et sa oled tee ja tõde ja elu meie kõigi jaoks. Isa, ma tahan sinu ette kanda täna need, kes on leinas. Isa, ma tahan kanda sinu ette need, kes on toomas sinu ette tänu, nagu meie õde Veera, kelle operatsioon on edukalt möödunud ja ta tahtis oma tänupalve edasi anda. Isa, me täname sind. Kiidetud olgu sinu nimi. Isa, võta vastu meie ülistust täna, meie kiituslauludes ja ka selle muusika kaudu, mida me kuuleme. Issand, ole õnnistamas meie külalisi täna. Täname sind. Jeesus, sa oled tee, tõde ja elu. Amen. Amen. Olge head, võtke istet. Nüüd on meil võimalus kuulata muusikat. Me saame ka koos täna laulda, aga seda pisut hiljem. Aga hea meel on, kuna täna on kontsert, Jumala teenistus, siis te võite oma käed ka kokku panna. Kõik räägivad, aga keegi ei kuula. Kõik jooksevad, aga teadmata suunda. Kõik naeravad, aga silmis pisara. On siin tõesti midagi, mida ise ei suuda. Veel paberile mõned read kirjutaks ja olen valmis siin. Kustutada tahaks vead, las ma vähemalt proovin. Kõik ostavad ja ei vaatagi hinda. Kõik loodavad, et neist mööda ei minda. Kui aru saad, et lisaaega ei anta, on siin tõesti midagi, mis on väärt elu hinda. Veel paberile mõned read kirjutaks ja olen valmis siis. Kustutada tahaks vead, las ma vähemalt proovin. Tahaks head, kuid nii tihti ei suuda. Pööran ära pead ja vaatan teise suunda. Oma südame olen endale hoidnud. Külmad kiviga matkalt rinnus raske on muuta. Veel paberile mõned read kirjutaks ja olen valmis siis. Kustutada tahaks vead, las ma vähemalt proovin. Veel paberile mõned read, veel paberile mõned read, veel paberile mõned read kirjutaks ja olen valmis siis. Kustutada tahaks vead, kustutada oma vead, veel paberile mõned read kirjutaks ja olen valmis siis. Veel paberile mõned read kirjutaks ja olen valmis siis.
üks neist paljudest, kes otsis õnne asjadest, kuid iialgi ei leidnud rahu ma, vaid pettekujutelmadest ma ennast ümbritsesin, sest need tundusid nii kaunid kaugemal. Ma andsin endast parima, püüdes valu varjata, aga hing ei jäänud rahule. Tühja kohta lappida püüdsin naudingutega ja mitte mõelda elu mõttele. Kuid siis ma aru sain, kõik pole juhus, vaid armastus siis sai mu kätte. Muutis mu teod ja mu mõtted. Ta tegi uueks kõik, nüüd olen vaba ma. Keegi teine seda teha ei saa. Mis on see, mida vajan ma, siis kui kõik on olemas? See küsimus ei jätnud rahule, kust võiksin leida puuduva, kust võiksin rahu otsida ja leida suuna oma elule. Kuid siis ma aru sain, kõik pole juhus, vaid armastus siis sai mu kätte. Muutis mu teod ja mu mõtted. Ta tegi uueks kõik, nüüd olen vaba ma. Keegi teine seda teha ei saa. Iseennast jätan uueks saa. Ainult nii võin leida puuduva. Armastus siis sai mu kätte. Muutis mu teod ja mu mõtted. Ta tegi uueks kõik, nüüd olen vaba ma. Keegi teine seda teha ei saa. Tänavate ääred on reklaame täis, mõni päris tüütult juba peale käib. Väidavad, et sinule on mõeldud just see, näitavad sul paradiisi otseteed.
pakkumine vajadused ületab, osturalli mõistlikkuse lämmatab, erilise hoolitsuse pealispind saab, hinges hoopis miski vaikselt valutab. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan ja mis rada võiks mind viia sihile. Esialgu meeldivana tundub kõik see, et sa tähtis oled kõigile. Tegelikult keegi sinust siin ei hooligi ja tunned äkki, et su koht ei olegi siin. Siia kuuluvad vist vaid rikkad ilusad, need, kes mammonat ja kuulsust naudivad. Mina tunnen veidike end võõrana ja hakkan tuldu teed jälle astuma. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan ja mis rada võiks mind viia sihile. Kui sul läheb hästi, oled edukas mees, siis tuttavaid ja austajaid on taga ja ees. Kui su rada allamäge minema peaks, siis hõredamaks kohe jäävad sõprade read. Astu korraks kõrvale ja mõttesse jää, mida elult ootad, mida vajaka jääb. Hingerahu, vaimujõudu, mõistlikku meelt, elu väärtushinnangutes südame hääl. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan ja mis rada võiks mind viia sihile. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan ja mis rada võiks mind viia sihile. Suur aitäh teile ja head uut aastat, armsad sõbrad, ja tõeline au ja eesõigus on olla täna siin teie keskel, külas teie koguduses. Jumal on ilmselt siin teinud vägevaid asju ja ta teeb veel neid edasi ka. Nii et Jumalaga koos käies midagi ei ole lõppenud. Nii et aja oma süda ärevile ja ootused kõrgeks, sest meil on hea Jumal.
Suur aitäh, pastor Allan ka kutsumast meid siia mängima. Sellisel keerulisel ajal on muusikutele see, ütleme nii, et siuke eriline preemia, kui saab käia kusagil mängimas. Nii et aitäh teile, et te olete ka täna siia Jumala kotta tulnud ja jätkame Ränduriga. Olen rännanud mägedes, kõndinud pilve piiril, läbinud Atlandi seilates, tuultes stormides. Olen nälginud kõrbes, vihmametsades ekselnud, kui takistus on mul tee peal ees. Ei mind peata see, ma olen rändur, mind kinni hoida ei saa ja kui ma peatun, ei saa mind kodusta, mida sa ootad. Sa tule minuga, siis näed, millest ilma oleksid sa võinud jääda. Olen lahingut pidanud, oma mõtete vastu sõdinud, kui takistus on mul tee peal ees. Ei mind peata see, ma olen mustal metsikul hobusel, läbinud metsikul lääne, kui võimalik siis ka linnudel lendaks valgus kiirusel. Ma olen rändur, mind kinni hoida ei saa ja kui ma peatun, ei saa mind kodusta, mida sa ootad. Sa tule minuga, siis näed, millest ilma oleksid sa võinud jääda. Kui vaatad veidike ringi, see kutse kehtib sinule. Miks jooksed kinni silmi, teistes seatud jälgedes? Ma olen rändur, mind kinni hoida ei saa ja kui ma peatun, ei saa mind kodusta, mida sa ootad. Sa tule minuga, siis näed, millest ilma oleksid sa võinud jääda. Kui vaatad veidike ringi, see kutse kehtib sinule. Miks jooksed kinni silmi, teistes seatud jälgedes? Kui vaatad veidike ringi, see kutse kehtib sinule. Miks jooksed kinni silmi, teistes seatud jälgedes? Ma olen rändur, mind kinni hoida ei saa ja kui ma peatun, ei saa mind kodusta, mida sa ootad. Sa tule minuga, siis näed, millest ilma oleksid sa võinud jääda. Suured tänud. Järgmine lugu on üks Hillsongi lugu, mida saab kaasa ka laulda. Who you say I am, kelleks peab mind mu kuningas. Nii et laulge julgelt kaasa. Kelleks peab mind mu kuningas, et mind oodata. Kadunud olin, kuid siiski ta tuli päästis mind. Tuli päästis mind. Jeesus vabaks teeb, vabaks tõeliselt. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Lõpuks olen nüüd vabaks saanud, tema arm on suur.
avatud elud mind lämmatanud, olin kadunud. Olin kadunud. Jeesus vabaks teeb, vabaks tõeliselt. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Isa juures on asetetud mul. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Välja valitud, mitte hüljatud, olen see, kelleks kutsud mind. Oled minuga, seisan sinu väes, olen see, kelleks loonud sa mind. Välja valitud, mitte hüljatud, oled see, kelleks kutsud mind. Oled minuga, seisan sinu väes, olen see, kelleks loonud sa mind. Välja valitud, mitte hüljatud, olen see, kelleks kutsud mind. Oled minuga, seisan sinu väes, olen see, kelleks loonud sa mind. Välja valitud, mitte hüljatud. Oled minuga, seisan minu väes, olen see, kelleks loonud mind. Olen see, kelleks loonud sa mind. Jeesus vabaks teeb, vabaks tõeliselt. Tema laps nüüd ma selleks jään. Isa juures on asetetud mul. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Jeesus vabaks teeb, vabaks tõeliselt. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Isa juures on tehtud mul. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Jeesus vabaks teeb, vabaks tõeliselt. Tema laps nüüd ma ja selleks jään. Mu vastu loodud relvad hävinevad. Pimedus ei minust jagu saa. Sest Jumal, keda teenin, elab võidus. Iial ei kaota ta.
võimas vägi nimes Jeesus Kristus. Igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Ma tean lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näen, sinuga koos ma võite näen, sest sa lahingus käid minu ees. Au ja kiitus, Isa taevas, sulle. Me täname, Jeesus, et sina oled siin selles paigas. Sa oled ise lubanud, et sa oled oma rahva keskel ja sinu rahvas on täna ka siin Viljandis koos. Ja kallis Jeesus, au ja kiitus kuulub sulle sellel tänasel hommikul. Tahame tuua sulle ülistust ja tänu sellest, et me oleme tohtinud koguneda sinu rahvana. Me täname selle Eesti maa eest, selle valitsuse eest, kes hoiab kirikud lahti. Et see on üks usklik maa. See, mida meie esivanemad on siia oma palvetega külvanud, see kannab nüüd vilja ja me näeme seda. Jeesus, me toome sulle tänu ja kiitust. Aga me teame, et sa ei ole lõpetanud. Me teame, et sa ei ole lõpetanud ei Eesti rahva juures, ei selle maailma juures. Aga me teame, et sa ei ole lõpetanud oma tööd ka meie igaühe juures. Täna on see paik, kus Jeesus, sa tahad kohtuda taas igaühega meist. Jumal, sa tahad tulla ja puudutada igat oma last just sellel erilisel viisil, kuidas sa tead, et iga sinu laps seda vajab ja igatseb ja ootab. Jumal, sa oled hea isa ja me ei pea meelitama sind, et sa meid puudutaksid. Sa teed seda hea meelega. Sa armastad meid ja ka täna hommikul me võime selles kindlad olla. Au ja kiitus kuulub sulle Jeesuse nimel nüüd ja igavesti. Halleluuja.
Ja nüüd, armsad sõbrad, ärge veel istuge, sellepärast, et pange ennast selleks õrnaks puudutuseks valmis, sest et meil ei ole ilmaasjata kaasas siin Matteus Elbrecht ja me ei lase tal lihtsalt vaikselt olla siin, kuna tegemist on ikka ühe võimsa ja vägeva ülistusmuusikuga Eestis. Nii et nii õrn on su puudutus. Matteus, ma ei tea, kas sinu oma on, aga Jumala oma on igatahes. Ja sa kutsud mind endaga kaasa, sinu juures on vabadus ja sinu armastus endasse haarab. Ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Laulame seda sama ühe korra veel, nii õrn on sa puudutus. On su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa, sinu juures on vabadus ja sinu armastus endasse haarab. Ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Tahan minna koos sinuga. Tahan minna koos sinuga. Sinu lähedus kosutab hinge, päästja jälgedes kõnnin ma ja tema varjus mu süda on kindel. Ma tean, et kogu loodu isand mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea ja sa särad nii kirkalt. Sa särad nii kirkalt pimedas, ma tahan joosta vaid sinu poole. Jeesus mu isand, Jeesus mu kuningas. Ja sa särad nii kirkalt pimedas ja me hüüame sinu poole. Jeesus on isand, Jeesus on kuningas. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan ja enam ei valitsegi mina. Sinule kuulub mu süda ja sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Ühe korra veel koos. Sinule kuulub mu süda ja sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Kogu taeva ja maa valitseb, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Su sarnast ei tea. Teist su sarnast ei tea. Amen, ei ole teist kui tema, ei ole teist kui Jeesus. Põhimõtteliselt on nii, et ega me teid täna ilma sõnata ka ei jäta, me teeme muusikat, laulame ja laulude ette ja järgi me väga palju ei räägi, sellepärast et keegi kunagi ütles, et see, kes oma laule nagu lahti seletab, siis see ei ole väga hea laulu kirjutaja.
et ta peab rääkima, millest ta laulma hakkab just. Tegelikult ju laul peaks ise seda tegema. Nii et mina olen ka lõpetanud enda laulude lahti seletamise selles lootuses, et äkki siis nagu paistan nagu parem laulukirjutaja välja. Aga see Matteuse viimane laul, siin ei ole tõesti vaja midagi lahti seletada. Igatahes enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas. Kuidagi südames on selline tunne, mul on 2 asja, mis Jumal on pannud südamele, kui ma olen palves küsinud, et mida teile tuua ja mida jagada, siis 2 asja on mul südamel, aga enne veel, Jumal praegu siin pingis nagu ütles, et kuidagi sellise värgi, et enam ei valitsegi mina, Jeesus, sa oled kuningas. Siin on keegi, kes ei tunne, et ta on veel kristlane. Ära hakka kätt tõstma, ära tõuse püsti, ära jookse nüüd minema siit kiiresti uksest välja, et sind on paljastatud, mina sind ei tunne, ma ei tea sind. Aga keegi on siin, kelle südames sa tunned, et sina ei ole veel nagu Jeesust oma isandaks elus teinud ja sa ei ole andnud oma nagu ohjasid Jeesuse kätte. Ja põhjus on selles, et sa iseenesest teed selles mõttes targasti, kui sa Jeesust ei tunne, siis sa ei saagi usaldada kedagi, keda sa ei tunne. Ja sul on selline nagu arusaam asjast või sa mõtled sedasi, et minu käes on need asjad ja see elu nagu kindlam. Et kui ma hoian ise nagu oma käes, sest et kristlaseks hakkamine või kristlaseks saamine või Jumala lapseks nii-öelda tulemine ja sündimine, siis see on kuidagi enda käest kontrolli ära andmine ja sa praegu veel tunned, et sa suudad hoida ohjes oma elu ja oma asju. Ja mina ei tea, mis plaanid Jumalal sinuga on, aga mina pean sulle lihtsalt ütlema seda, et tea, et Jumal on hea isa. Jumal ei ole selline, kes sind hakkab petma või viib sind kohtadesse, kus sa ei taha minna või tegema suga asju, mida sul ei ole vaja. Nii et Jumal on hea isa. Paljudel inimestel on Jumalast selline pilt, et Jumal ei pruugi hea olla, sest neil võib olla oma isast mingi vale kogemus või siuke kogemus, et see, kui isa nagu tuleb kommikotiga koju, ei tähenda, et ta hea on, vaid ta tahab ikkagi mulle õhtul kere peale anda. Meil ongi tavaliselt siis võib-olla, ma räägin 2 isast. Üks isa, kes väga-väga armastab oma poega. Alati, kui see isa koju tuleb, ta kallistab oma poega, ta räägib taga juttu ja värki asja ja on hästi huvitatud, mis poeg teeb ja nad teevad koos asju ja see isa tõesti armastab oma poega. Ja see poeg armastab väga oma isa. Mingil hetkel on nii, et see poeg on sõnakuulmatu ja see isa peab karistama oma poega ja ta teeb talle haiget ja ta karistab teda. See poeg nutab, tal on valus ja värki. Järgmine kord, kui isa tuleb jälle koju, see poeg jookseb talle kohe vastu ja kallistab teda, sest ta teab, et isa armastab teda. Ja ta teab, et see karistus oli vajalik. Siis on teine isa. See on isa, kes peksab kogu aeg oma poega. Kes on kogu aeg oma pojaga rahulolematu ja närviline ja ta kogu aeg poeg teeb midagi valesti ja ta tahab kogu aeg saab karistada, kogu aeg näägutab ja kogu aeg on pojal selline hirm oma isa ees. Ja siis ühel päeval see isa tuleb koju kommikotiga. Ja seal esikus ta teeb selle kommikoti lahti ja ta pakub oma pojale seda kommikotti. Ja see poeg ei tule ta juurde. Miks? Esimene poeg on näinud oma isa südant. Ta teab oma isa südant ja seda, kui väga isa teda armastab. Sellepärast, kui ta isaga teda karistab, siis see poeg ei kahtle selles, et isa süda ikkagi teda armastab. Ja see süda ei ole muutunud. Ja samuti teab ja tunneb seda isa südant ka see teine poeg, kes teab, milline see isa on. Täis vägivalda, vihkamist, kurjust. Ja isegi kui ta tuleb kommiga meelitama, siis see poeg siiski teab, et selle isa süda ei ole muutunud. Ja ta ei julge tulla. Meie taevase isa süda on hea. Jumal on hea isa. Ta ei trikita sind kuhugi, ta ei peta sind, ta ei valmista sulle pettumust ja valu asjata. Valu võib ta sulle valmistada selleks, et sulle midagi õpetada või sind puhastada mingitest asjadest, aga see kunagi ei ole asjata. Ja kust me näeme Jumalat? Me näeme Jeesusest. Ja Jumal pani südamele, et Johannese evangeeliumi 8. peatüki lõpus, või suht mitte lõpus, vaid isegi alguses, me näeme loo, kus abielu rikkumiselt tabatud naine tuuakse Jeesuse juurde. Abielu rikkumiselt tabatud naine tuuakse Jeesuse juurde, mõeldes, et Jumala ette, nüüd kui sa oled nüüd Jumal, siis me toome ühe patus inimese su ette ja me tahame näha, kuidas nüüd taevast välk tuleb ja tuhastab selle inimese või tol ajal visati kividega need inimesed surnuks. Ja mida see Jeesus teeb? Kes on Jumala kuju, mida see Jeesus teeb sellele vaesele naisele, kes on
mis iganes, kas ta siis on süüdi selles või ta ei ole süüdi, seal ka vaieldakse, teoloogid mõtlevad veel ikka, et kus siis see mees jäi, sest et tegelikult tuleb tuua mees ja naine, kes on abielu rikkumiselt tabatud. Võib-olla lihtsalt variserid keerasid käkki Jeesusele jälle kokku. Mis iganes selle naise elus on toimunud, siis mida Jeesus talle ütleb? Kus on su süüdimõistjad? Seepärast, et kõik läksid minema seal peale seda, kui Jeesus oli neile midagi öelnud. Ja Jeesus ütleb, et ega minagi mõista sind hukka. Mine ja ära enam tee pattu. Nii et Jumala juurde tulles sa annad kontrolli oma elust ära, aga Jumal vabastab sind nendest asjadest, mis tegelikult kontrollivad su elu. See patt, see igasugune lihahimu ja kõik see värk. Siis Jumal vabastab sind sellest ja Jumal on ainuke, kes sellest saab vabastada. Meie inimestena, kui me laulame ja me räägime, jutlustame ja teeme igast asju, siis me võime tekitada nagu inimestes tundeid, aga Jumal on see, kes puudutab su südant kõikide nende laulude ajal ja selle jutluse ajal ja kui Allan teile siin õpetab ja jutlustab igal pühapäeval, siis Jumal on see, kes tema kaudu teie südames mingeid asju teeb, nii et lihtsalt au ja kiitus talle. Nüüd jõuame nende asjade juurde, ma ei tee pikalt, meil on veel laule teile laulda, nii et ärge muretsege. Nüüd jõuame nende 2 asja juurde, mis ma pidin teile jagama täna. Ja need on head asjad, need on toredad asjad. Esimene asi, ma hakkan kohe pihta, ma ei tee siia enam mingisugust seletust ja sisse juhatust. Kõigepealt Jumal ütles, et mine ütle neile umbes niimoodi, et ära võitle valet võitlust. Et ärge võidelge valesi võitlusi. Et kristlased, palju asju on, mis tulevad ja nügivad sind ja lükkavad sind nagu tasakaalust välja, sa mõtled, sa pead hakkama nagu ründama ja võitlema, aga ära võitle valesid võitluseid. Eriti tänases olukorras, kus me kuuleme igasuguseid uudiseid ja igast värke, mis meile ei meeldi või võib-olla meeldivad või mingeid asju, aga kuidas Vanas Testamendis kuningad käitusid? Kuningad olid targad, sest paljud kuningad armastasid issandat, paljud mitte. Need, kes armastasid issandat, siis need kuningad läksid kõigepealt ju prohveti juurde, küsisid, et kas me peame minema võitlema nendega. Ja siis enne, kui nad Jumalalt sõna polnud saanud, nad ei teinud midagi. Võib-olla ainult seal, ma ei tea, mis nad tegid, teritasid mõõka või midagi, aga nad ei läinud enne ründama, kui nad olid Jumalalt saanud sõna, et jah, mine, ma annan nad sinu kätte. Siis nad läksid. Nad küsisid Jumalalt, millist võitlust me peame võitlema. Küsime meie ka. Küsi Jumalalt, mis on minu võitlus, millisesse võitlusesse mina pean olema kaasatud. Ära lahmi lihtsalt tunnete põhjalt mingite kollide ja vaenlaste vastu. Sellepärast, et saatan proovib eksitada meid igasuguste asjadega ja kõigega me ei jõua võidelda, aga ta suudab meie tähelepanu hajutada, et me ei tegeleks sellega, mis meile on antud. Nii et ole siin tähelepanelik ja ära võitle valesid võitluseid, vaid küsi issandalt, sest tunded on petlikud, oma südant ei saa eriti palju usaldada, aga Jumalat saab usaldada küll. See on niisugune lihtne asi. Üks asi, mis võib selles võitluseks ka olla, mis nagu Jumal välja tõi, on see, et paljudele usklikele, siis ma räägin praegu nagu kristlastele, ma tean, et te olete kristlased siin, siis paljudele on üks võitlus, millega saatan hästi palju tähelepanu kõrvale juhib, on olnud see, et kas ma olen ikka päästetud. See oma pääste küsimus ja see oma nagu, et millises suhtes ma Jumalaga olen, et kas see on ikka piisav ja kas ma teen ikka piisavalt ja kas ma ikka olen õigesti ristitud või mis iganes asju, eks. Olen minagi käinud neid igasuguseid mõtteid ja võitluseid läbi, mida ma olen näinud, mis ei vii mitte kuhugi ja mis on ainult sellised asjad, mida saatan annab sulle, et näed, tegele ainult iseendaga. Mis tähendab seda, et ta keerab nagu su silmamunad sisse poole ja sa vaatad ainult iseenda elu ja seda suhet Jumalaga. Ja sa unustad ära tegelikult selle, et Jumal on sind kristlasena pannud valguseks selle maailma keskele ja sa peaksid vaatama siit välja, sellepärast et enam ei ela ju sina, vaid Jeesus elab sinus ja hea on, kui ta vaatab siit akendest välja ja täidab selle valgusega selle maailma, mis on pimesu ümber. Nii et me peame vaatama väljapoole, vaatama väljas neid inimesi ja kui saatan tuleb jälle nende mõtetega sind kollitama, et sa pole ikka piisavalt teinud või et sa ei ole ikka õige usklik või nii ja naa, siis ütle, et vahet pole, et ma pole õige usklik, aga ma armastan Jeesust. Tee enda jaoks mingi, mis iganes, kas või tabel, võta nagu 3 sellist põhiasja, kas sa usud, et Jeesus on Jumala poeg, jah, ma usun, kas sa usud, et Jeesus on surnud sinu pattudest, jah, ma usun, kas sa usud, et sul on igavene elu taevas ja sa oled õigeks mõistetud, jah, ma usun, ja kui sa need asjad oled läbi käinud ja vastanud, siis ülejäänud mõtetele ütled, saatan, jäta mind nüüd rahule, ma olen päästetud, sellega on korras, rohkem ma sellega ei tegele ja siis saab minna edasi. See oli lihtsalt üks siuke lisand. Teises ajaraamatu 13. peatükis salmid 15 ja 16, sinna võime korraks isegi minna. See on teine ajaraamat ja peatükk 13.
siin on selle võitluse pidamise juurde veel üks julgustus sulle. Ma ütlesin, ma tahan täna hommikul sind julgustada. Salmid 15 ja 16, teine ajaraamat, 13. peatükk. Ja juuda mehed tõstsid sõjakisa ja sündis, et kui juuda mehed sõjakisa tõstsid, siis lõi Jumal Jerobeami ja kogu Iisraeli maha Abia ja Juuda ees. Ja Iisraeli lapsed põgenesid Juuda eest, aga Jumal andis nad tema kätte. Et ühesõnaga, vahel nende võitlustega, kuhu meid tahetakse kaasata, siis need on üldse Jumala võitlused. Et Jumal peab seal maha lööma kellegi ja Jumal peab tegelema sellega. Ja need mehed pisid ainult karjuma. Täiega äge, lihtsalt nii vinge. Et ära tegele valede asjadega, vahel lihtsalt karju Jumala poole ja ülista teda ja kiida teda ja siis Jumal võitleb ise sinu eest need asjad ära. Teine asi, millest ma pidin rääkima, on püha vaim püsib sinu sees. Jälle, ma arvan, et see on väga kitsas koht mitmetele usklikele, kes mõtlevad, et püha vaim nagu tuleb korraks ja siis ta läheb võib-olla ära ja siis ma jälle ei tunne teda ja nii. Aga loeme, mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Võime võtta lahti isegi, jah, teine kiri korintlastele ja kohe esimeses peatükis. On öeldud siuke huvitav asi esimeses peatükis ja 22. salm. Teine kiri korintlastele, esimene peatükk ja 22. salm. No, loeme siis 21. ka. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks vaimu südamesse. Ja kui ma seda lugesin, siis issand nagu ütles, et ta on andnud nagu käsirahaks püha vaimu, et püha vaim on käsiraha, mis tähendab seda, et vaadake, käsiraha kui antakse, siis see omanik, ta tahab midagi saada endale ja ta juba annab selle käsiraha ära, et kindlaks teha, et ta sind endale saaks. Mis tähendab seda, et ta ei tule vahepeal seda käsiraha tagasi võtma. Et see ei ole, pandimaja see ei ole, kus sa võid võtta ja vahetada ja viia ja nii, vaid ta on andnud käsirahaks sinu sisse, oma vaimu, mis tähendab, et see vaim püsib sinu sees, kuni Jumal on sind lõplikult kätte saanud ja oma kuningriiki viinud. Kas pole tore? Püha vaim on käsiraha, mis tähendab, et Jumalale sa oled väga väärtuslik, et ta on sinu eest selle sissemakse juba teinud. Teine kirjakoht, mis ma sain, oli Johannese evangeeliumi 14. peatükis, võime vaadata. Neljateistkümnes peatükk ja 26. salm. Aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel. Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Mis tähendab seda, et püha vaim on õpetaja. Ninnu laps. See on vist mingi 2-kuune või? Vähem? 4-kuune ju. Väga tore, täiega kiht. Püha vaim on õpetaja ja kujutad sa nüüd ette õpetajat, kes kutsub Juku klassi ette vastama ja Juku vastab valesti. Juku vastab valesti ja selle peale õpetaja solvub, hakkab nutma ja jookseb klassist välja. Ütleb, Juku, ma ei õpeta sind enam, sa vastasid valesti, ma lähen nüüd ära, nägemist. Jälle, sihukest asja ei juhtu kunagi, me kõik oleme koolis käinud ja õpetajaid nutma ajanud, eks ju. On ju, kõik ikka. Ja. Nii et see on normaalne, jah. Õpetaja töö ongi õpetada Jukut, sest Juku ei saagi asjadest aru. Juku alles õpib ja meie samuti, me õpime neid taevariigi asju ja sellepärast püha vaim on meie juures, et ta peabki meid õpetama, sest me muidu ei saaks hakkama. Ja kui sa valesti teed või midagi värki, siis ta ei solvu ja ta ei jookse klassist minema, ta ei jäta sind maha ja ütleb, ma lähen taevasse tagasi, et nad ei saa midagi seal aru, Joel jälle eksis, ta ei saa midagi aru. Vaid ei, ta on rahulik, ta on hea õpetaja ja ta püsib meie juures. Ta viib oma töö lõpule, ta õpetab meid rahulikult, seepärast, et meil on ju õpetamist vaja. Ja see pole mingi ime. Ja Jeesus ise on tõotanud seda, et tema on tõeline viinapuu. Siin samas peatükk 15 Jeesus räägib, kuidas ta on viinapuu ja kuidas me oleme need oksad ja kui me jääge minusse ja mina jään teisse, nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Ja 7. salm, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib. Ehk siis Jeesus ise ütleb ka seda, et kui me, et meil on tegelikult,
Jeesus tahab, et me püsiks tema küljes. Ja kui me tema küljes püsime, siis see puu tüvi ei jaluta oksa juurest ise minema. Ma ei ole niisugust puud näinud veel, kus nagu tüvi oleks nagu kuivanud ja oks nagu kannaks tohutult vilja. Pigem on ikkagi nii, et oksaga juhtuvad asjad, et tüvi on nagu paigas ja tüvi on kindel. Võib-olla niisugust puid kuskil on, ma ei tea. Aga igatahes Jeesuse küljes püsides, siis tema ise ei jäta meid lihtsalt kristlastena ja usklikena maha, kui me teda armastame ja tahame teda järgida. Nii et sina, armas sõber, ma ei tea, kes sa oled, aga anna oma elu Jumalale. Ära proovi seda enda käes hoida, sellepärast, et vahel on nii, et me hoiame mingi piirini ja me mõtleme, et ei, ma veel suudan ja värki nii. Siis ei ole mõtet mängida. Seepärast, et saatan on, kes tahab sind hävitada, tappa ja lihtsalt lõhkuda su elu ja hukata. Need asjad, mida tema sulle lubab, siis ta ei täida neid. Igaüks siin ruumis on kogenud seda, et see ahvatlus või asi, mida saatan su ellu on toonud, lubades ja tõotades midagi täielikku rahuldust või naudingut või asja või nii. Sa oled sinna kohale jõudnud ja sa oled tegelikult olnud tühjem, kui sa varem olid. Ja sa oled saanud aru, et ta pettis mind. Ja mõned on, kes teevad sellest järeldused ja mõned on, kes nagu mõtlevad, et ei, aga äkki ta seekord tõesti pakub seda rahuldust. Ei, saatan ei muutu. Me oleme tema südant ka näinud. Ma ei tea, kas tal on üldse süda nagu teoloogiliselt või nii. Aga saatan ei muutu, ta mitte kunagi ei taha sulle head, nii et ära temaga käsi löö, ära temaga mängi, Jumal on hea isa ja Jumal tahab hoolitseda sinu eest ja tänasel päeval sa võid selle otsuse teha, et annad oma elu talle. See käib läbi alistumise, et sa ütled, et Jumal, mina ei tea, kuidas see käib, aga ma olen kuulnud, et kuidagi on võimalik oma elu anda sulle, ma tahan seda anda sulle. Tule pärast siia kas või eestpalvele, tule räägi pastoriga, mis iganes, aga ära jäta oma elu ripakile, sellepärast, et saatan korjab selle hea meelega üles ja ta hävitab seda ja tapab ja teeb igasuguseid koledaid asju. Nii et püha vaim ei jäta sind, sest ta on õpetaja, on ju, ja ta ei solvu, kui sa eksid, siis ta ju näeb sinu südant, ta näeb, et sa tahad paremini, ta näeb, et sa tahad õppida, sa tahad kasvada, et sa armastad Jeesust. Tema ei solvu su peale ja ta ei jäta sind maha. Ja ta on käsiraha, mida Jumal ei tule tagasi võtma, enne kui ta saab sinu kätte. Toredad uudised, täiega vägev. Lihtsalt Jeesus on nii hea. Ma olen palju palvetanud ka selle Viljandist. Eelmine kord, kui ma siit Alfalt ära sõitsin, siis ma kohtusin ka ühe naisterahvaga siin bensiinijaamas. Ma ei tea, Tiina, kas sa oled siin? Ei ole, siis ma lähen pärast sealt uuesti läbi. Sain tema eest ka palvetada ja õnnistada teda. Siin Viljandis on ka päris palju inimesi, kes veel ei tunne Jeesust. Ja nende jaoks kirik on niisugune imelik koht võib-olla, kuhu tulla, aga sinul ei ole ju imelik minna siit kirikust välja ja käia seal bensujaamas tankimas ja rääkida inimestele, et tead, Jeesus armastab sind ja seda on vahel nii lihtne teha. Me arvame, et see on liiga väike asi, et mida see muudab, aga see muudab väga palju. See, kui me ei räägi mitte midagi, siis see niikuinii ei muuda mitte midagi. Aga see, kui me räägime ja ütleme kas või väikseid asju ja armastame neid inimesi ja see armastus ei ole kunagi siuke abstraktne või niimoodi, et nagu ma proovin oma auraga kuidagi mõjutada positiivselt oma naabreid. Ma arvan, et ikka nendel peab rääkima, et kes on Jeesus ja mida ta teha saab ja kui keegi haige on, siis saab ju käed peale panna ja palvetada. See on ikka kristlastele öeldud. Et lihtsalt selline, ma äkki ilma sõnadeta proovin kogu aeg seda evangeeliumi kuulutada, aga keegi ei ole lihtsalt aru saanud, ma ei tea, kas ma olen see halb näitleja või mis iganes. Et ma arvan, et meil on ikkagi sõnadega ka päris võimalik, need, kes vähemalt rääkida suudavad, saavad ju sõnadega ka jagada evangeeliumi. Ja kui sa võib-olla, kui sa ise ei tea, mis see jagamine täpselt on või kuidas seda evangeeliumi jagada, vahel on osadel inimestel on vaja, nad on väga tehnilised, nad tahavad, anna mulle 3-4 punkti, millega ma alustan, mis ma talle ütlen ja millega ma lõpetan. Siis siin on Ahti Kaera, kes töötab KRIKis, siukses organisatsioonis, kes õpetab lihtsalt kogudusi ja inimesi evangeliseerima, jagab teile tohutult materjale ja igasugust värki, nii et see sõnum Jeesusest võiks levida. Ja kas sa tead, mask või mitte mask, lihtsalt kui sa maski tagant räägid, sa pead natuke lihtsalt kõvemini rääkima, aga täpselt samad jutud saab ära rääkida. Et see ei ole ka mingi probleem. Jumalaga õnnistagu teid ja bänd võib lavale tulla, me hakkame vaikselt panema pille uuesti häälde ja teeme mõned lood veel. Aga suur aitäh teile, et me tohime täna teil siin külas olla. Jumalaga õnnistagu teid. Kindlasti tulge pärast juttu ajama, tulge rääkima, palvetame koos, kui on mingeid asju, kui on tervisevärke, siis Jeesus tahab sind terveks teha, me võime palvetada. Jeesus on vägev, tema ei muutu, ta teeb neid samu asju, mis ta Piiblis tegi, teeb ta täna ja teeb ta homme ja alati. Vägev, aitäh teile!
jälle sind eemalt vaatan, kuigi koos alles olime. Istusin su kõrval pingil nii kui enne. Midagi kaasas kannan, mis ei kuulu minule. Ja kui talle endas ruumi annan, liigun sinust eemale. Kuule mind veel üks kord, mulle lootust anna sa. Kuule mind veel üks kord, minu haavad paranda. Nii kui klaas mõran end, ei suuda parandada end, vaid sinu kätte kõik usalda. Palju neid kordi olnud, sinu häält ei kuulanud, kui ei oleks elus tormi tulnud, oleksingi kadunud. Kõik sinu kätte annan, tean mu eest sa kannad hool. Sina oled see, kes jõudu annab, kui kõik sees on lagunemas koost. Kuule mind veel üks kord, mulle lootust anna sa. Kuule mind veel üks kord, minu haavad paranda. Nii kui klaas mõran end, ei suuda parandada end, vaid sinu kätte kõik usalda. Mulle lootust anna sa. Kuule mind veel üks kord, minu haavad paranda. Nii kui klaas mõran end, ei suuda parandada end, vaid sinu kätte kõik usalda. Kuule mind veel üks kord, mulle lootust anna sa. Kuule mind veel üks kord, minu haavad paranda. Nii kui klaas mõran end, ei suuda parandada end, vaid sinu kätte kõik usalda. Aitäh ja meil ongi jäänud viimane lugu ja selleks looks on Elu karussell ja muideks enamus neist lugusid te saate kõik kuulata ka Spotify's, kui te panete Reinaru vennad sinna sisse või siis osta täna siit plaati kaasa, kui te tahate, aga ei pea. Aga palju Jumala õnnistust teile, loodame teid kunagi veel näha ja kuulda palju teist ja sellest, mida Jumal teie eludes on teinud ja teeb, nii et olge väga õnnistatud. Miks ikka veel mure võtab maad, raske on meel. Aru ma ei saa, kui kaua veel tuleb taluda enne kui võidab valgus, mis ootab ees. Kui katki kõik on sees kadunud jõud ja südames on põud, on kinni uks, mis enne avanes, kes mulle näitaks suunda.
vaadata saan. Kui valgust veel ei näe, kui usaldan, siis keegi annab käe, kui ennast jätan ma. Siis elu vastu saan, vaid selles peitub tarkus. Sellelt karussellilt lahkuda tahaksin, kuid hoogu peatada ei saa. Ükskord tahan leida ülesse kõike võitva armastuse, seda otsin ma. Meil kõigil on keegi, kes meid armastab. Lähemalgi veel, kui oskad aimata. Seda otsin ma, sellelt karussellilt lahkuda tahaksin, kuid hoogu peatada ei saa. Ükskord tahan leida ülesse kõike võitva armastuse, seda otsin ma. Suur aitäh teile! Tegelikult ma ütlen teile saladuskatte all, et ma pinnisin lisaloo ka välja ikka. Aga seda kohe kuulete. Nüüd ma usun, et me oleme saanud kõik nii-öelda kuhjaga mõõdu juba ja nautinud head muusikat. Kui sa soovid oma annetuse teha või oma kümnise panna, siis sa saad teha seda meie koguduse pangaarvele makstes, aga seal saali keskel on meil ka väikesed korjanduskarbid, nii et Jumal õnnistagu sind väga, kui sa seda teed. Ja kui sul ei ole midagi anda, siis palume, et Jumal, nagu Jumala sõna ütleb, et annaks seemet külvajale. Et ta õnnistaks sinu sissetulekuid, nii et sul on võimalus õnnistada ka teisi. Nüüd, kui on laua peal naised, siis on selge, et sobib kinkida lilli. Ma ei tea nüüd, meeste suhtes kunagi ei tea, kui suured romantikud nad on, et mida nad lilledest arvavad. Aga see lugu, mille nad nüüd veel mängivad loodetavasti ikka, kuidas hääled on, pigistavad välja, selle loo nimi on Päikselisem pool ja et seda päikselist poolt ka teile jätkuks, siis reisida kuskil ei saa, et D-vitamiini teile igale ühele siia. Ma mõtlesin, et mis ma kommi ikka kingin, et rannahooaeg on tulemas. Me kohe lõpetame. Teadetest on nii palju öelda, et juba homme kell 19
saame koguneda siia koguduse palvetundi ja jumalateenistus on taas pühapäeval kell 11. See oli aasta 1988, kui mina kuulsin Jumala kutset läbi muusika. Keegi on öelnud, et kui muusika puudub sinu südamest, siis sa kannad seda taskus. Aga milline on sinu südame laul? Millised sõnad on sellel laulusel südames? Mida need laulusõnad räägivad? Kiiresti mööduvast elust, õnnetuste armastusest, probleemidest või valged roosid või suvine heinamaa. Need laulud täna, mida te kuulsite ja mõned ka, mida me ise koos laulsime, rääkisid Jumala armastusest sinu vastu. Ja ma väga usun, et mõni fraas nendest lauludest hakkas sinu südames helisema. Võib-olla sa oma südame jaoks leidsid ühe uue laulu. Ma olen siin koguduses ka seda lugu rääkinud, aga mures abielu mees läheb arsti juurde. Ja ta ütleb, et doktor, ma arvan, et mu naine on kurt. Ta ei kuule mitte midagi, kui ma talle midagi räägin. Ja tegelikult tihti ma pean asju kogu aeg üle kordama. Arst ütleb hästi, minge koju, tehke järgnevat. Seiske naisest umbes 6 meetri kaugusel ja öelge midagi. Kui ta ei reageeri, tulge 2 meetrit lähemale ja öelge uuesti. Kui ikka ei reageeri, tulge veel 2 meetrit lähemale. Asi selge, sest nii saab kindlaks teha selle probleemi tõsiduse. Appikene, siuke tunne, nagu mina oleks täna laulnud, et hääl on ära. Ja. Mees läheb koju ja vaatab, naine on köögis, tükeldab juurvilju. Mees küsib, kallis, mis meil täna lõunasöögiks on? Vaikus. Mees läheb 2 meetrit lähemale, küsib uuesti, kallis, mis meil täna lõunasöögiks on? Ikka ei midagi. Siis ta tuleb veel täpselt naise selja taha ja küsib uuesti, kallis, mis meil täna lõunasöögiks on? Naine vastab, juba 3. korda ma ütlen sulle, köögivilja hautis. Sellel 88. aastal ilmselt olin ma nii lähedal, et mina kuulsin, kui Jumal kutsus. Jumal oli kõnetanud korduvalt. Mina olin ilmselt rääkinud korduvalt, aga sellel hetkel ma kuulsin. Ma olin tulnud piisavalt lähedale. Ma ei tea, kas sinu süda laulab täna või mitte. Millised on selle laulu sõnad? Aga kui sa oled ka täna palves olnud Jumala ees või hüüdnud oma elus mõnel hetkel, et Jumal, tule aita mind, Jumal tule päästa, Jumal tervenda. Tead, ta on kuulnud. Ja kui sina ei ole kunagi kuulnud vastust, siis võib-olla täna on see hetk, kus sa saad tulla nii lähedale, et sa kuuled seda. Ja saad oma südamesse uue laulu. Ma palun, et te tulete siia. Seate ennast valmis. See lugu, see päikselisem pool. Kui vana see laul on? Kui vana see laul on?
kui vana see laul on? Ei, no seda kindlasti, jah. Ma arvan, et aastast 2001. 2001. Alfa kursusel, kui Joel käis, siis ma ütlesin, et ta on siuke ansambel oli nagu Kruks oli ja siis ma ei tulnud selle peale, et mind vaadati nagu mingisugust tulnukat, et millest ma räägin. Keegi ei saanud aru. Meie pere, kui lapsed olid noored, siis meil oli see õnn mitmel korral sattuda Kruksi kontserditele, nii et vähemalt meie lapsed on kasvanud üles selle muusikaga. Plaadid olid ribadeks kuulatud, kriime täis ja ma arvan, et meie autosõidud möödusid ka niimoodi, et lapsed röökisid neid laule kaasa laulda. Täiskasvanud teadsid nende laulude sõnu. See oli tollel ajal oli meie südamelaul ja paljude kristlaste südamelaul. Mul on hea meel, et meil on ees õigus täna lasta üks uus laul, võib-olla sinu jaoks uus laul oma südamesse. Aga see laul jääb lõpus kõlama. Kui sa vajad eestpalvet, siis on siin mitmed meie hulgast valmis palvetama, Joel ja Matteus ja mina ja Jumal sind väga õnnistagu, aga hetke tõuseme ja palume koos Jeesuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Aamen. Olge head, võtame veel istet. Viska masenduse mõtted nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled elu vaadanud, läbi toonitatud päikseprillide ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib viga olla vales valguses. Sa võta klaasid eest ja vaata teise külje, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, et on kõige taga eriline hool. Muremõtted on kui tüütud rongaparved, mis su rõõmurasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neil ei laseks punuda. Sa võta klaasid eest ja vaata teisel küljel, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, et on kõige taga eriline hool.
lase valgus oma südamesse tulla. Las see valgustab su igapäevateed ja sa näed, kui võrratu see võib olla. Ja kui eriline oled ise veel, sa võta klaasid eest ja vaata teised küljed. Igal asjal on ka päikselise pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Sa võta klaasid eest ja vaata teised küljed. Igal asjal on ka päikselise pool. Ja nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Suured tänud. Nii, õnnistatud pühapäeva ja järgmiste kohtumisteni.